keegi tuttav ütles, et kui sa siin targutad, et ära nagu toitu põhja kõrvata. Püüame siis. See toiduvalmistusne teadus on nagu väga tähtis. Ja kui sa toidu valmistamise ajal kuulad loenguid või paadjaneid või mõtisked vaimsetel omagasepüüdmatutel teemadel, siis see teadus siseneb toitu. Koka, nõndanimetatud koka teadvus on väga tähtis köögis. Tema hügieen ja füüsiline hügieen ja loomulikult, mis produktid on, selleks vägivalda võimalikult vähe, võimalikult naturaalsed ja tema teadvus, millest ta mõtleb, eks ju. Me kõik elame siin maailmas oma 99,9% oma siis sellises mullis, oma soovide, omagasepüüdlikute soovide mullis ja püüame seal siis ennast sisse seada. Tuleb surm, paneb jalaga või siis seal vahepeal tõusuda mõõnad ja pettumused ja püüad ümber mängida. Ja siis on pühad mehed, kes nagu räägivad mingit kauget juttu kuskil, seal on hoopis või siis teine seisund, teine teadus, et ei olegi üldse loodud selle jaoks. See on lihtsalt teie karma mingi lõks või kuidas seda nimetada, reaalse maailma sünnisurmatsükkel kehast kehasse. Ja kui sa tahad kellegi nagu teada või taga tuttavaks saada, siis kui sa lähed ta juurde lihtsalt nagu analüüsid ja filosofeerid, see on väga hea. Sa saad, ta on selline, ta on võib selline. Et inimesed ka nagu arutavad ja filosofeerivad, et Jumal on selline ja võib-olla ta on selline. Igast arvamus on, üks ütleb, et võib-olla on, võib-olla ei ole. Üks ütleb, ei ole, ma olen proovinud. Mõni ütleb, et ta on kuskil kaugel teistmoodi. Mõni ütleb, ei ta on isikusetu, eks ju. Kõigil omamoodi õige, eks Jumal on erinevad avaldumised, mõni ütleb ta nagu püha vaim, ülihing, paramatma ja Jumal avaldab ennast tõesti erinevat moodi, meie isegi oleme Jumala erinevad, siis laiendused kauged, lahutamatud osakesed tervikust, mis on loogiline teaduslikult, kui sa vaatad, et loodus toimib tervikuna, kui sa juba seal oled, siis sa ju allud ja oled ühenduses selle organismiga. Aga jah, et Jumalat mõista, siis tegelikult temaga selles mõttes nagu temast vaimustuda, sellepärast, et Jumal on andnud ka hästi erinevad protsessid, ta on andnud nagu näiteks, et ta ise kehastub, öeldakse üks värss, et ajastust ajastusse, kui religioon langeb ja tekib palju siis sellist, inimesed kaotavad üldse tatsi ära, et siis ma kehastun. Jumalal on palju kehastusi, aga siis me hetkel ei ole nagu Jumala kehastusega samal ajal nagu ei ole trehvanud. Et siis meil on ainuke variant ja teine variant on need pühakud, kes tulevad vaimsest maailmast ja kes ennast teadustanud või kellel on juba läbi käitumise, läbi armastusenergia, läbi enese teadustamise, eks ju, suhe Jumalaga. Ja meie saame, kuna Jumal on isiksus ja armastus on elus, siis saad seda kogeda ainult läbi nende, kes juba on selles maitses sinust eespool, eks ju. Siis sa neid kuulad, alandlikud teenid, eks ju. Ja siis avaneb sulle, kui sul on nagu õige meeleolu, alandlik ja tänulik meeleolu. Ja juba usku nii palju on, et need vennad on vist ikka kõvemad vennad kui mina. Ja siis neid ja siis nemad vahendavad seda maitset ja niimoodi me saame läheneda ja maitset nagu suurendada tõelist seda maitset Jumalaga. Muidu me jäämegi elu järel arutlema seda käsitlematut, ise on nii väiksed täpid ja oma piiratud ajudega siis seda käsitlematut atšinti ja sanskriti keeles seda Jumalat või Jumala aspekte. Loomulikult vedades öeldakse ka, et ega Jumalat lõpuni ei teadusta kunagi keegi. Kuna esiteks Jumal on selline pidevalt muutuv, ta on küll isiksusena ainus ja ka tema laiendused, tema see virvarr, energiate, elementide virvarr ja need süsteemid ja mõõtmed ja planeedid ja vaimne maailm ja materiaalne maailm, see on nii suur. Aga seda emotsiooni võib kogeda mitte vaid see on meil loomulik, kuidas seda öelda, testament on kirjutatud, meie nagu väärime seda. See on nagu hingeolek, hinge enne maha ja rahune. Et kui saab see hing ka toidetud lõpuks. Keha võid õppida toitma ja mõistust toitma. Hinge toidu saab alles siis. Hing saab siis õnnelikuks tuua ülihingega, nagu sina peale saab.